Ma ütleks, et no lõpp ei olnud kõige hullem, pigem sellest välja tulemine oli hullem. Räägime sellest siis. Et noh, ma tean, vaata, see on see põhjus, miks ma nagu kutsusin ka siia, et tegelikult noh, ma saan aru, et siis, kui sa nii-öelda tegid selle otsuse, kõik algus oli nagu hästi, aga tegelikult lõpus su see esimene nagu lavakogemus ei olnud ju päris see, mis ta oleks võinud olla. Jah, oleks, ei ole nagu kõige parem, aga you know. Mõtlengi. No minul lõpus peamine asi, mis oligi see, et mul hakkas lihtsalt nagu põhimõtteliselt päeva pealt hakkas tervis nagu märku andma, et midagi on valesti. Ma arvan, et see hakkaski siuke prepi keskel, see oligi suve keskel siis. Mitu kuud siis enne võistlusi? Mis see teeb siis? Ma arvan, et see tuli juulis umbes. Ehk siis mul olid oktoobris võistlused. Põhimõtteliselt 3 kuud enne võistlusi. Korra pidi mõtlema. Igatahes mul hakkaski keha märku andma, et ma arvan, et see on nagu väga õige, et sa hakkad tunnetad oma keha, et sa saad aru, et kui midagi on valesti ja siis sa peakski nagu kontrollima, kui midagi on valesti. Et mul andiski keha märku, ma ärkasin üles, ma oli siuke tunne, nagu ma ei oleks nagu maganud, ma ei suutnud põhimõtteliselt püsti seista, et nagu mul hakkas nagu kohe lihtsalt pea ringi käima. Mul oli 24/7 külm, mul oli nagu külm, ma võisin suvel käia talveõppega, aga mul oli ikka külm. Õues võis 30 kraadi ka olla ja mul oli nagu ikka külm. Mul oli nagu enestunne oli ka nagu nii meeletult halb, et ma sain aru, et okei, see ei ole normaalne, et see tuli lihtsalt nagu paugu pealt, nagu enne oli kõik väga okei. Ja siis ma nagu muidugi ütlesin treenerile ka kohe ja siis minu arust meil võtsime refeedi täpselt pärast seda, kui mul see enesetunne hakkas. Mis see refeed on? Refeed on siis see, et su kaloraaži siis tõstetakse süsivesikute arvelt. Et tavaliselt on siuke topelt, süsivesikute kogus. No mul oli enamus prepi vältelt siis kaloraaž 2000 ja süsivesikud olid siis 250. No see on päris kõrge. Ja refeedi ajal see oli siis 2600, 2500, kui ma õigesti mäletan. Kalorit ja siis süskarit oli 450 grammi äkki. Ja, päris topelt ei olnud, aga peaaegu siis. Ja isegi see refeed ei aidanud. Et mul on enne oli ka refeed olnud. Mis võib-olla lihtsalt korra peatume selle refeedi teemal, et lihtsalt jällegi vaata inimese jaoks, kes ei ole nii kursis, ja miks seda nagu tehakse või mis see nagu point selle taga on?